Kallis õde, see aasta oli erakordne meie jaoks. Erakordne soes talv, praegu akna taga tuleb ja sajab lumi. Me saime tuttavaks nähtamatu vaenlasega, COVID-viirusega. Maailma Terviseorganisatsioon on kuulutanud välja aasta 2020 aasta õdede ja ämmaemanda aastaks. Eesmärgiks oli pöörata tähelepanu õdedele ja ämmaemandale, nende oskustele ja teadmistele, tänu millele on tänapäeval usaldus õdede vastu on kasvanud mitmekordselt. Kes meie rajaja on? Me nimetame Florence Nightingale'i kaasaegse õenduse emaks. Täpselt 200 aastat on ta sündinud ning on aastaid ja aastaid teinud oma tööd, et õendusvaldkonda arendada. Kes ta oleks täna? Täna ta oleks õde uurija, õde doktorikraadiga, kindlasti õde spetsialist ja ta oleks meile eeskujuks. Me oleme eestvedajad, kõik teiega. Õendusjuht seisab meie oma õdede eest. Õde on patsiendile ja hooldaja eestvedaja ja hooldaja samamoodi oma igapäevases töös on eeskuju ja eestvedaja patsientidele. Kindlasti meie töö vajab tulemused, head tulemused ja me teeme kõik selleks, et iga päev kõik meie tegevused tooks meile rõõmu ja tooks meile rahuldus. Ning kindlasti me oleme innovaatorid igapäevases töös. Me mõtleme välja uued tegevused, raviprotseduuride juures aitame arste ja nõustame patsiente. Ja nii nagu ma ütlesin, tulemused on meie töös on väga tähtsad. Ja see on meie haigla professionaalse õenduse mudel. Me oleme koostanud seda koos teiega. Iga ühe panus on selle mudeli väljatöötamisel. Meie mudel koosneb 4 komponendist, mille peale me mõtleme iga päev. Me oleme eestvedajad, me oleme innovaatorid, me vajame tulemused ning meie lähtume igapäevases töös inimkesksuses. Jah, nagu ma ütlesin täna, me kohtusime esmakordselt uue viirusega. Jah, igapäevas elus meil on viirused kõrval, kuid see viirus oli seekord väga ohtlik. Jah, me andsime endast parima. Meie õed ja arstid olid tulnud väljakutsele ja me seekord saime ilusti hakkama, aga me kindlasti õpime juurde selleks, et edaspidi tulla toime sellega. Ning me jätkame kindlasti meie teega, valitud teega, suunaga, ehk me jätkame ka Magnet projektiga. Ja see on kindlasti üks suund, millega tuleb minna edasi selleks, et tagada, et meie haigla oleks valmis aitama patsiente nii täna, homme kui ülehomme. Kallid õed, mul on hea meel soovida teile kõige paremat täna õdede päeval. Olge tublid, te olete valinud väga vinge eriala. Ma õnnitlen teid rahvusvahelise õdede päeva puhul. Aitäh!